Kujutle, et seisad kõrge mäe jalamil. Kaljusein tõuseb järsult taevasse sinu kohal. Ootusärevus seguneb kerge hirmuga, kui alustad tõusu, käed haaramas karedast külmast kivist. Sinu meeled on iga sammuga, iga hingetõmbega teravnenud. See põnevus, see vabadus. See on joovastav. Aga mis juhtub siis, kui see õhuke piir seikluse ja katastroofi vahel katkeb? Täna uurime mägironijate lugusid, kes seisavad silmitsi ülimalt raske väljakutsega. Olgu selleks siis tavapärane ronimine, mis läheb viltu, pidustus, mis muutub tragöödiaks, või legend, kes kukub viimast korda. Need lood tuletavad meile meelde, kui õhuke on piir triumfi ja tragöödia vahel. Nagu alati, soovitame vaatajatel ise otsustada, kas see sisu neile sobib. 2014 aasta augustikuu päikeselisel hommikul asus Brad Parker koos oma tüdruksõbra Janie Dialiga ronima Yosemite Cathedral Peakile. Õhk oli värske, taevas selge ja nende ees seisis kõrguv kalju, mis kutsus seiklusele. Pärast keerulist ronimist köite ja ronimisvarustusega jõudsid nad tippu, kus Brad tegi Janie'le abielu ettepaneku ja Janie ütles jah. Nad olid ülevoolavalt õnnelikud. Neid ümbritsesid hingematvad vaated sellel päeval, mida Brad nimetas oma elu õnnelikuimaks päevaks. Aga ta ei teadnud, et sellest saab traagiliselt tema viimane päev. Südames veel kihamas kihlumise rõõmust, otsustas Brad samal pärastlõunal ette võtta veel ühe ronimise. Matt's Crest. Matt's Crest on pikk ja kitsas hari, mis näeb välja nagu hiiglase selgroog, mis ulatub üle taeva. See kulgeb kõrgel maapinnast. Mõlemal pool järsud langused, mis võivad juba ainuüksi vaadates kõhu keerama panna. Rada ise koosneb karmist graniidist, mis pakub head haaret, ja siledatest, libedatest kohtadest, mida on keeruline läbida. See on ronijate seas populaarne marsruut, sest see pakub uskumatuid vaateid Yosemite metsikutele, avaratele aladele, kui see taeva all lookleb. Ronijad armastavad seda vapustavate vaadete pärast ja Brad polnud erand. Ta oli seda harja varemgi korduvalt läbinud, nautides iga kord põnevust ja ümbritsevat vapustavat maastikku. Nagu tavaliselt, alustas Brad graniidist harjal enesekindlalt liikumist. Erinevalt roonimisest, mille ta oli just teinud koos oma uue kihlatu, ei kasutanud Brad seekord köisi ega ronimisvarustust. Spordis tuntud kui vabasoolo. Ta liikus ühtlase tempoga, iga samm ja käe asetamine olid läbimõeldud ja kindlad. Ta käed leidsid pragudest haardeid, ja jalad tõukasid end kindlate astmete pealt. Keha kallutatud vastu kaljut, justkui kallistaks ta seda. Brad navigeeris harja erinevate tekstuuride vahel, haarates siin karmimatest kohtadest, mis pakkusid head haaret, ja tasakaalustades end hoolikalt siledamatel, keerulisematel lõikudel. Tema liigutused olid voolavad, peaaegu nagu tema ja mäe vahele loodud tants. Iga natukese aja tagant peatus ta, et uurida ees olevat teekonda ja planeerida oma järgmisi samme, olles alati teadlik järsust langusest, mis oli vaid ühe vale sammu kaugusel. See oli tema loomulik keskkond, kus ta õitses, liikudes ülespoole ja edasi rahuliku keskendumisega, mis näitas selgelt, et ta oli kogenud mägironija, kes tundis end kõrgustes koduselt. Teised ronijad jälgisid Bradi eemalt, imetledes tema oskusi, kui ta liikus mööda tuttavat rada. Kuid kui pärastlõunased varjud pikemaks venisid, juhtus midagi ootamatut. Ühel hetkel oli Brad siluett avara taeva taustal, enesekindluse ja graatsia kehastus kitsal harjal. Järgmisel hetkel näis ta kõhklevat. Keegi ei tea täpselt, mis järgmiseks juhtus. Võib-olla otsis ta jalg tuge, mida polnud, või ehk reetis kivi teda, andes tema raskuse all järele. Hetkega kaotas ta tasakaalu. Bradi käed vehkisid korraks, kui ta püüdis jalgu alla saada, kuid hoog oli tema vastu. Oli üks südant peatav hetk, kus tundus, et Brad võib tasakaalu taastada. See oli tunnistus tema kogemustest ja kiiretest refleksidest. Aga siis võttis gravitatsioon võimust ja tõmbas Bradi harjalt eemale. Ta kukkus kiiresti. Tema keha kadus jahmunud pealtvaatajate vaateväljast. Harjal valitses õudne vaikus, kus veel mõni sekund tagasi kostsid Bradi ettevaatlikud liigutused. Ainult tuulesosin oli kuulda, kui teised ronijad püüdsid toimunut mõista. See taipamine tabas neid rängalt. Hari oli tühi seal, kus Brad oli roninud. Hetke tragöödia oli karm ja vahedu. Jättes pealtnägijad šoki ja uskumatuse seisundisse, oli 36-aastane mägironija, surfar, jalgrattur, joogaõpetaja ja maailmarändur Brad
kukkunud 300 jalga alla ja saanud surma vaid mõned tunnid pärast hüvasti jätta oma uue kihlatuuga. Jättes oma pere ja 10 sõbrad mõtlema, mis valesti läks. Otsingu ja päästemeeskonnad kiirustasid sündmuskohale nii kiiresti kui suutsid, kuid kivine maastik tegi nende töö väga raskeks. Kui nad temani jõudsid, oli juba liiga hilja. Brad oli juba lahkunud. Kuna oli hiline aeg ja maastik oli raske, pidid nad ootama järgmise hommikuni, et tuua tema keha helikopteriga tagasi. Mis oli juhtunud? B-Brad, nagu sõbrad teda kutsusid, oli kogenud mägironija, täis elujõudu ja tundus alati kõike kontrollivat. Ja tegelikult ta tõenäoliselt oligi. Keegi poleks osanud ette näha, et nii osav ja ettevaatlik ronija nagu Brad võib sattuda nii ootamatu ja traagilise saatuse ohvriks. Aga see ongi kalju ronimise, eriti vabastiilis ronimise oht. Viga tuleb teha vaid korra. See on spordiala, mis ühendab kõrguse põnevuse ja füüsilise vastupidavuse väljakutse. Kalju ronimine seisneb põhimõtteliselt looduslike kaljuvormide või tehislike ronimissseinte üles, alla või üle ronimises. See nõuab käte ja jalgade kasutamist, et mööda kaljut liikuda, olles sageli kinnitatud köite, rakmete ja muu turvavarustusega. Vaba ronimine on eriline kalju ronimise liik, kus ronija ei kasuta köisi ega turvavarustust. See teeb selle väga ohtlikuks, sest kui ronija kukub, ei ole midagi, mis teda kinni püüaks. Runtud ronijad nagu Alex Honnold on teinud hämmastavaid vabaronimisi üle kogu maailma. Kalju ronimine nõuab mitte ainult füüsilist jõudu ja paindlikkust, vaid ka vaimset vastupidavust ja täpset tehnikat. Ronijad peavad leidma või looma oma tee mööda kaljuseina üles, otsustades kuhu panna käed ja jalad ning välja mõtlema parima viisi, kuidas oma keharaskust edasiliikumiseks kasutada. Nad toetuvad tugevalt spetsiaalsele varustusele, nagu karabiinid, mis on vedruga metallist rüngad ronimisvarustuse osade ühendamiseks, ning julgestusseadmed, mis aitavad köit ronimise ajal hallata. Kalju ronimisega seotud riskid on märkimisväärsed. Kõige ilmsem on kukkumise oht. Isegi parima ettevalmistuse ja ettevaatusabinõudega võib väike viga või libastumine viia kukkumiseni. Sellised tegurid nagu lahtised kivid, äkilised ilmamuutused või hetkeline tähelepanematus võivad muuta tavalise ronimise kiiresti ohtlikuks olukorraks. Siis on veel harva esinev, kuid võimalik varustuse rikke. Seetõttu peavad ronijad regulaarselt oma varustust kontrollima ja hooldama, et see oleks heas töökorras. Ja kõigele lisaks võib ronimise füüsiline pingutus põhjustada väsimust, mis võib halvendada ronija otsustusvõimet või füüsilist suutlikkust, suurendades õnnetuse riski. Üksikronijate, nagu Bredi jaoks, on need riskid veelgi suuremad, sest nad ronivad üksi ja ilma varustuseta. Neil pole kedagi, kes aitaks, kui nad kukuvad, ega kedagi, kes aitaks otsuseid teha. Ja see lisab veelgi väljakutset, sest nad teavad ise hirmu ja stressiga toime tulema. Mis teeb Bredi loo kõhedaks, ei ole ainult see, et üks tema elu õnnelikumaid päevi lõppes järsult, vaid ka see, kui kiiresti rõõm muutus südamevaluks kõigi jaoks, kes teda tundsid. Kuid Bredi lugu pole ainus, millel on šokeeriv lõpp. Kalju ronimise spordil on õõvastav hulk surmaga lõppenud õnnetusi, mõned köiega ja mõned ilma. 2018. aasta 2. juunil said Yosemite rahvuspargi pargivalvurid mitu hädaabikõnet traagilise juhtumi kohta, mis toimus El Capitani võimsa graniitseina peal. See oli hädakõne, mis tehti varahommikul 2 tuntud ja väga kogenud ronija kohta. Jason Wells, 46-aastane Boulderist Coloradost, ja Tim Klein, 42-aastane Palmdale'ist Californiast. Jason ja Tim olid pikaajalised sõbrad ja ronimispartnerid, kes kohtusid San Diego's ülikoolis ning olid sellest ajast alates koos vallutanud paljusid maailma kõige raskemaid ronimisi. Mõlemad olid erakordselt osavad ronijad, kellel oli aastakümnete pikkune kogemus, sealhulgas arvukalt edukaid tõuse El Capitanil, mis on üks maailma hirmueratavamaid graniitseinu. Sel saatuslikul päeval otsustasid nad ronida Salate seinale, mis on kõrge ja tuntud. 35 köietõusu pikkune marsruut El Capitani 3000 jalase graniitseina peal. Kalju ronimises on köietõus osa ronimisest 2 puhkepunkti vahel. Nendes punktides saavad ronijad puhata, koguneda või vahetada eesronijat. Iga köietõus ronitakse 1 köie pikkusega, mis on tavaliselt umbes 50–60 meetrit pikk. Ronijad lõpetavad 1 köietõusu, kinnitavad end julgestuspunktis ja ronivad siis järgmise köietõusu.
Salateseen oli tuntud oma tohutu ulatuse ja tehnilise väljakutse poolest. Üks legendaarne ronija kirjeldas seda isegi kui kõndimist klaasilehel. Aga kui keegi üldse selle marsruudiga hakkama saaks, siis olid need Jason ja Tim. Nad olid seda marsruuti varemgi mitu korda läbinud ning nende liikumised olid aastatepikkuse ühise ronimisega omavahel täiuslikult sünkroniseeritud. Polnud haruldane, et see paar ronis 900 meetri kõrguse kalju, mille läbimiseks kulub enamikul kogenud ronijatel mitu päeva, mitu korda koos ühe nädalavahetuse jooksul või mõnikord isegi 2 korda ühe päeva jooksul. 2. juunil ärkasid Tim ja Jason Vaara ning läksid El Capi sillale, et kohtuda teise sõbra Kevin Prince'iga. Tim ja Jason ronisid tavaliselt koos, kuid seekord kutsusid nad kaasa Kevini, meditsiiniresidentuuri läbiva mehe, kellega Tim tutvus 2009. aastal töötades Yosemite otsingu- ja päästemeeskonnas. Hommik algas tavapäraste ettevalmistustega. Varustuse kontroll, marsruudi arutelu ja ühine ootusärevus ronimise ees, mida nad mõlemad armastasid. Nad jõudsid El Capi jalamile vahetult pärast päikesetõusu. Nad otsustasid ronida Free Blasti marsruudil, nagu nad olid teinud juba mitu korda varem. Nad ronisid nii, nagu Kevin seda nimetab, rööviku stiilis. Jason ja Tim olid ühendatud ühe köiega ning Tim ja Kevin teisega. Jason ronis ühe lõigu, kinnitas köie ankrusse, siis järgnes Tim, kasutades ronimisabivahendeid, et mööda köit üles liikuda, kuni ta jõudis ankruni. Siis kinnitas ta end, valmistas Jasoni köie järgmiseks lõiguks ette ja sättis teise köie nii, et Kevin saaks üles tulla. See näitab, kui palju nad üksteist usaldasid, sest selline ronimisviis võib olla väga riskantne. Hea külje pealt võimaldab see meetod ronijatel kiiresti üles liikuda, mis säästab aega, kuid suurendab riske, kui üks ronija satub hätta. Fikseeritud turvapunktide puudumine tähendab, et kukkumist ei ole võimalik kohe peatada, mistõttu võib iga viga olla potentsiaalselt katastroofiline. Kolmekesi liikusid nad mööda kaljut kiiresti üles, mis tundus neile sama tuttav kui igapäevane töölesõit. Kolmanda tõusuajaks oli Jason jõudnud 2 noore ronijani, Jordan Cannon ja Jeremy Schoenborn, kes proovisid lähedal asuval marsruudil vabaronimist. Pärast lühikest puhkust jätkas grupp ronimist, jättes Jordani ja Jeremy maha. Kui grupp ülespoole liikusid Jason ja Tim kiiresti, sest nad olid seda juba mitu korda varem teinud. Nad olid rooninud umbes 30 meetrit mööda lihtsat maastikku, enne kui jõudsid ronimise kõige raskema osani, kalju osani, mida kutsutakse half-dollariks. Siin pidid nad liikuma läbi kitsast lõhet, mis asus peaaegu 300 meetri kõrgusel maapinnast. See punkt oli koht, kus roonimine muutus tehniliselt keeruliseks, sest ronijad pidid läbima kitsaid lõhesid ja rippuvaid kaljusid. Aga Jason ja Tim ronisid selle lõigu samaaegselt, mis oli võimalik tänu nende kõrgele oskustasemele ja sügavale usaldusele teineteise võimete vastu. Nagu oodata oli, jõudsid Jason ja Tim $5 tippu ilma ühegi probleemita. Üleval kinnitas Tim Kevini köie ankrusse, et ta saaks nende järel sama teed pidi üles tulla. Kuid Kevin ronis, ei näinud ta Jasonit ega Timi kivimoodustiste tõttu. Samal ajal otsustasid Jason ja Tim edasi liikuda. Nad jõudsid kergemale lõigule, mis viis mammuti terrassidele. See oli marsruudi kõige lihtsam osa. See lõik oli nii lihtne, et Tim ja Jason ronisid seda sageli samaaegselt. Kahjuks osutus see otsus kohutavate tagajärgedega. Ronimine kulges sujuvalt, kuni äkitselt läks kõik kohutavalt valesti. Umbes kell 8:05 ronis Kevin, grupi 3. liige, endiselt half-dollaril, kui ta kuulis äkitselt häirivaid helisid. Ta vaatas üles ja nägi, kuidas 2 keha kukkusid õhus, vähem kui 15 meetri kaugusel. Nende köis, mis oleks pidanud neid peatama, jäi küll korraks kivi taha kinni, kuid siis katkes. Mõlemad mehed kukkusid umbes 300 meetrit alla maapinnale. Kevin tormas tippu, lootes, et kukkujad ei olnud Tim ja Jason. Kui ta jõudis kohta, kus ta nägi ülalpool olevat rada, sai ta aru, et need võisid tõesti olla nemad. Ta helistas hädaabinumbrile 112, et õnnetusest teatada. Nende kukkumise mõju oli laastav. Hargivalvurid ja otsingu ning päästemeeskonnad, keda kõnet teavitasid, reageerisid kiiresti. Nad jõudsid El Capitani jalamile, kuhu Jason ja Tim olid maandunud, kuid oli kohe selge, et midagi polnud enam teha. Sellistelt kõrgustelt maandumise jõud on surmav. Jason Wells ja Tim Klein olid tuntud ja austatud ronijad. Esmased uurimised jõudsid järeldusele, et mingil hetkel nende tõusu ajal läks midagi valesti. Võib-olla oli see libastumine,
mööda läinud haare või varustus, mis ootamatu pinge all üles ütles. Täpsed üksikasjad on endiselt ebaselged. Yosemite Parki valvurite hilisem üksikasjalikum õnnetusraport viitas, et Tim ja Jason polnud selles lõigus, kus nad kukkusid, mingit julgestusvahendeid paigutanud. Maastiku lihtsus võis panna neid vähem kaitsevahendeid kasutama, kuid kahjuks võib nii kõrgel toimuv kaitsmata kukkumine kaasa tuua katastroofilisi tagajärgi. Tim ja Jason polnud sugugi hoolimatud. Need olid kogenud ronijad, kes armastasid ronimist. Aga ükskõik kui kogenud või ettevaatlik sa ka poleks, iga ronija allub samadele gravitatsiooni ja looduse seadustele. Veelgi häirivam on see, et nende õnnetus on juba 25 surmaga lõppenud õnnetus El Capitanil. Jah, sa kuulsid õigesti. 25. Vaatamata ootustele on sportronimine üllatavalt riskantne. Statistika näitab, et ainuüksi Yosemite rahvuspargis juhtub igal aastal üle 100 ronimisõnnetuse, millest umbes 15–25 vajavad tõsist päästeoperatsiooni. Võid arvata, et see kõlab hullumeelselt. Miks siis kaljuronijad teadlikult selle riski võtavad? Brad Gabride'i jaoks seisnes roonimise võlu selle ainulaadses füüsilise väljakutse, vaimse distsipliini ja sügava loodusega ühenduse kombinatsioonis. Brad oli legend kaljuronijate kogukonnas. Ta oli tuntud Ameerika vabaronija, kes ei harrastanud ronimist ainult spordina, vaid ka eluviisina. Sündinud Californias. 1988 aastal tekkis Bradil kirg ronimise vastu juba noores eas. Juba 6-aastaselt ronis ta kõrgustesse, mis paneks enamikul inimestel pea ringi käima. Ta pühendus ronimisele nii kirglikult, et jättis kogukonna kolledži pooleli, otsustades selle asemel pühendada kogu oma elu tippude valutamisele üle Põhja-Ameerika. Oma roonimismatkade toetamiseks elas Brad oma Honda Civicus ja töötas erinevatel juhutöödel. Tema elustiil oli tõestus tema pühendumusest. Kõik käis ronimise ümber. Mis eristas Bradi teistest ronijatest, oli tema erakordne oskus vabaronimises. Nagu me varem mainisime, on vabaronimine kaljuronimise liik, kus ronija tõuseb üles ilma köite, rakmete või kaitsevarustuseta. See on lihtsalt ronija, tema ronimissussid ja kaljusein. Seda ronimistiili peetakse spordi kõige puhtamaks ja julgemaks vormiks, sest kui sa kukud, pole ühtegi turvavarustust, mis sind kinni püüaks. Ronija toetub täielikult oma jõule, oskustele ja vaimsele keskendumisele, et ronimisteekonnal hakkama saada. Vabaronimise võlu seisneb selles, et see pakub erakordset vabadust. Ronijad tunnevad sügavat sidet kalju ja ümbritsevaga, liikudes rütmis, mis meenutab peaaegu tantsu. See nõuab täielikku enesekindlust ja täpset kontrolli iga liigutuse üle, sest isegi väike viga võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Vabastiilis roonimine nõuab samuti väga tugevat vaimset vastupidavust. Ronijad peavad oma hirmu kontrollima ja jääma täielikult keskendunuks praegusele hetkele. See on vaimselt ja füüsiliselt nõudlik spordiala, mis paneb proovile ronijate piirid, kui nad toetuvad ainult omaenda võimetele. Neil, kes sellega tegelevad, on vaba soolo ronimine rohkem kui lihtsalt ronimine. See on sügav viis kogeda väljakutsete ületamise puhast rõõmu ja näha maailma hingematvatelt kõrgustelt. Ja keegi ei mõistnud seda paremini kui Brad. Aastate jooksul tegi Brad endale nime mitte ainult oma julgete ronimiste, vaid ka kiiruse poolest. Ta püstitas kuulsalt rekordi Yosemite rahvuspargis El Capitani marsruudil The Nose, läbides marsruudi vaid 2 tunni ja 19 minutiga. Rekord, mis püsis uhkelt, kuni see ületati. 31-aastaselt oli Brad juba ronimismaailmas legend. Tema rekordi püstitanud tõus, piiramatu armastus mägede vastu ja peaaegu surma trotsiv ronimistiil olid köitnud nii ronijaid kui ka pealtvaatajaid. Bradi kirg ja sügavalt juurdunud vajadus oma piire nihutada, näha kui kaugele ta suudab minna ning iga ronimisega oma kunsti täiustada. Tema pühendumus oli ilmne tema suhtumises julgestuseta sooloronimisse. Ronimisse ilma igasuguse turvavarustuseta, kus panused on nii kõrged kui võimalik. Ja kahjuks oli just see ohjeldamatu püüdlus see, mis viis traagilise lõpuni. Ühel kargel novembripäeval 2019. aastal asus Brad Copright oma viimasele ronimisele El Potrero Chicos, mis on tuntud ronimiskoht Põhja-Mehhikos, tuntud oma väljakutsuvate radade ja hingematvate vaadete poolest.
Päev algas tavapärase elevuse ja ettevalmistustega, kui Brad ja tema ronimispartner Aiden Jacobson valmistusid laskumiseks, mis nõudis nii oskusi kui ka täpsust. Kuigi ta oli kõige tuntum oma julgestuseta sooloronimiste poolest, laskus ta tol päeval köite abil, kasutades köiel laskumist. Nad otsustasid kasutades samaaegset köiel laskumist. See on kiirem, kuid riskantsem laskumismeetod, kus kaks ronijat tasakaalustavad teineteise kaalu sama köie eri harudel. See tehnika võimaldab ronijatel samaaegselt laskuda, kuid see sõltub suuresti iga ronija tähelepanelikkusest ja varustuse usaldusväärsusest. Kui Brad ja Aiden oma laskumist alustasid, tundus kõik normaalne. Aiden oli veidi Bradist kõrgemal, kumbki oma köieharul. Õhkkond oli keskendunud ja pingeline. Vaikust katkestasid vaid aeg-ajalt teineteisele hõigatud kontrollhüüded. Laskumine kulges sujuvalt, kuni äkitselt tekkis kriitiline rike. Aiden meenutab seda hetke jahmatava selgusega. Me hakkasime kokku pakkima, rääkis Aiden ajakirjale Outside. Ma olin temast veidi kõrgemal. Ma olin vasakul, tema oli paremal. Siis tundsin äkitselt naksatust ja me hakkasime kukkuma. See oli süda seiskuma panev hetk. Seda kardab iga mägironija. Aiden tundis, kuidas kõht lõi õõnsaks, kui köis järele andis. Nendel hirmu äratavatel sekunditel olid Brad ja Aiden vabalangemises. Aiden kukkus läbi põõsa, mis veidi pehmendas tema kukkumist enne, kui ta vastu kaljuserva põrkas. Imekombel jäi ta ellu vaid väikeste vigastustega. Aga Bradile oli tulemus palju hullem. Ta karjus, terav ja õõvastav heli, mis lõikas läbi õhu. Aiden, kes oli endiselt oma kukkumisest toibumas, kuulis, kuidas karje järsult katkes. See oli põhimõtteliselt üks suur udu, meenutas Aiden. Ma karjusin. Ma läksin läbi taimestiku ja siis mäletan ainult seda, kuidas tema sinine Grumitši särk veeres üle serva. All poolside võisid teised ronijad ja pealtnägijad vaid õudusega pealt vaadata. Üks neist, kes hiljem päästjatega rääkis, kirjeldas toimunut. See juhtus nii kiiresti. Ühel hetkel laskus Brad. Järgmisel hetkel oli ta lihtsalt kadunud. Päästeoperatsioon algas kohe, kui kohalik tsiviilkaitse ja ronimiskogukond mobiliseerusid, et Bradi üles leida. Aga oli juba liiga hilja. Ta oli kukkunud 600 jalga otse maa peale, ilma millegita, mis oleks tema kukkumist pehmendanud. Kui päästjad temani jõudsid, oli Brad juba oma vigastustele alla vandunud. Ronimismaailm jäi leinama ühe oma säravaima tähe kaotust. Ronijat, kes järgnes oma kirele kuni äärmusteni. Ronijad räägivad sageli sügavast rahulolust, mis tuleneb raske raja vallutamisest, saavutustundest, mis kaasneb oma piiride ületamisega, ning puhtast ilust, mida sellised ronimised pakuvad. Nathaniel Masahi Takatsuno, keda hellitavalt kutsuti Neitiks, kehastas seda vaimu täielikult. Vaid 22-aastaselt tegi Nate oma viimase ronimise El Cayoni mäel, kohas, kus ta tundis sügavat sidet kalju ja ümbritseva loodusega. El Cayoni mägi, mis asub San Diego maakonnas Californias, on populaarne sihtkoht kaljuronijate seas. Mael on erineva raskusastmega ronimisradu, mis teeb sellest lemmikkoha nii algajatele kui ka kogenud ronijatele. Meegraniidist sein pakub väljakutsuvaid ronimisi, mis tõmbavad ligi ronijaid, kes soovivad oma oskusi proovile panna. Kaljuronimises on olemas süsteem, millega hinnatakse ronimise raskusastet. Kõige levinum kasutatav süsteem on Yosemite 10 süsteem, YDS. See hindamissüsteem klassifitseerib ronimised nende tehnilise raskusastme ja vajalike oskuste põhjal. Selles süsteemis ulatuvad kaljuronimise hinnangud klassist 1, mis on lihtne matkamine rajal, kuni klassini 5, mis hõlmab tehnilist kaljuronimist, kus on vaja köisi ja kaitsevahendeid. Klassi 5 sees jagab IDS raskusastmed veelgi täpsemalt alates 5,0 kuni 5,15, kus iga järgnev aste nõuab suuremat raskusastet ja tehnilist oskust. El Cayoni mäe ronimiste raskusaste varieerub suuresti. Kuigi seal on radu, mis sobivad algajatele, leidub ka radu, mille raskusaste on 5,12. See tähendab, et need on väga rasked ning tavaliselt nõuavad edasi jõudnud ronimistehnikaid ja märkimisväärset kogemust. Aga olenemata ronimise raskusastmest oli Nate, kes on sündinud ja kasvanud Bay Area piirkonnas, väljakutseks rohkem kui valmis.
Nate pidas Sierra Nevada mäestikku alati oma taga- ja mänguväljakuks. Kõik, kes Nate'i tundsid, teadsid tema kirge ronimise vastu. Peaaegu igal õhtul võis Nate'i leida ronimissaalist, kus ta lihvis oma oskusi ja viskas sõpradega nalja radade üle. 4. detsembril 2022 oli Nate väga heas tujus. Tervitas teisi ronijaid entusiastlikult ja jagas oma elevust päeva ronimiste üle radadel nagu Leonids ja Meteor. Tema nakkav rõõm ronimise vastu oli ilmne kõigile, kes temaga kokku puutusid. Ta arvas, et see saab olema lihtsalt järjekordne tavaline ronimispäev. Nagu Brad armastas Nate vaba sooloronimist, sest see võimaldas tal tunda tugevat ja otsest sidet mägedega. Kuid sellisel ronimisel puudub köite turvalisus, kui midagi peaks valesti minema. Ja sellel ronimisel läkski midagi valesti. Sellel saatuslikul pühapäeval võttis Nathaniel nagu tavaliselt vastu vaba sooloronimise väljakutse, liikudes üles mööda ikoonilise El Cajoni mäe kaljuseina. Koha peal viibinud tunnistaja James Fairbairni sõnul oli Nate'il kaasas rakmed ja köis seljakotis. See oli tõenäoliselt mõeldud allatulemiseks pärast tippu jõudmist. Kuid Nate otsustas üles ronida ilma köit kasutamata, nautides täielikult vaba sooloronimise kogemust. Kui Nate liikus mööda keerulisi radu ülespoole, liikus ta ettevaatlikult ja sujuvalt. Päev oli selge ja tundus ronimiseks ideaalne. James ja teised ronijad jälgisid erinevatest kohtadest, olles Nate'i osavusest ja julgusest muljet avaldatud. Kuid isegi ideaalsed tingimused ja suurepärased oskused ei kõrvalda kõiki ronimise riske, eriti kui ronid ilma köiteta. Kitsalt tegi Nate väikese vea. Lõbastas. See juhtus kiiresti ja šokeerivalt. James, kes oli just oma ronimise lõpetanud ja valmistus all, nägi seda kriitilist hetke pealt. Ta märkas äkilist muutust Nate'i liikumises. Libastus või vääratus. Väike, kuid katastroofiline. Silmapilkselt kaotas Nate haarde ja kukkus rohkem kui 200 jala kõrguselt kaljupinnalt maapinnale. Ta ei saanud end peatada, sest ta ei kasutanud köit. Hetkega muutus tavaline ronimispäev kiireks hädaolukorraks. James ja mõned teised ronijad jooksid kohe Nate'i juurde appi, kui ta maapinnale kukkus. Nad leidsid ta liikumatult ja reageerimata. Nad alustasid kohe elustamist ja kutsusid abi. Abi saabus kiiresti. Umbes 45 minutit pärast Nate'i kukkumist saabus helikopter ja meedik tuli alla, et teda kontrollida. Kuid hoolimata Jamesi ja teiste pingutustest kinnitas meedik halvimat. Nathaniel Takatsuno oli surnud ulatuslike sisemiste vigastuste tõttu. See õnnetus tegi Nate'ist ühe 50 mägironijast, kes kaotasid 2022 aastal selle spordialaga elu. Ja sellega on tänaseks kõik. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Ole julge ja ela vapralt.